Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere Autotunni kuulajad. Autotund on eetris ja on valitsuse korraldusi järginud ja oleme mitte kontaktselt eetris. See tähendab seda, et mina Tarmo Tähepõld istun stuudios, kus me tavaliselt lindistame üksinda ja minu tänane kaassaatejuht Sulev Ladva istub kodus. Tervist. Me üksteist ei näe, aga me kuuleme ja loodetavasti meie selline eksperiment läheb õnnelikult ja vabandame juba ette, kui me aeg-ajalt vahepeal üksteist kuidagi ära kaotame või vahele hakkame rääkima, sest ei ole ju silmsidet. Aga loodame, et toimib. Just. Räägime täna saates, natukene tuletame meelde põhitõdesid politsei osas, räägime natuke filmidest, luksusmaasturitest, ühest edukast Eesti startupist, veidikene ilmselt kütusehinnast ja saate teises pooles on meil kiirete ja ägedate Fordide eri. Räägime ühest Fordi maasturist ja ühest Fordi kiirest luupärast. Ja mõlemad on sinised. Aga alustame kõigepealt ühe väga olulise meeldetuletusega. Me Suleviga mõtlesime, et me täna väga palju seda koroonateemat ei puuduta, sellepärast et olgem ausad, seda puudutatakse igal pool väga palju. Aga kui politsei ütles, et õigemini Terviseamet soovitas neil katkestada natukeseks ajaks need puhumisreidid, mis tähendab seda, kus siis politsei on spaleeris kahel pool teed ja ükski auto läbi ei pääse, enne kui ta on puhunud, siis politsei hiljem täpsustas täiesti õigustatult, et loomulikult nad järgivad Terviseameti nõuandeid, aga see ei tähenda nüüd, et liiklusjärelevalve lõpeb. Et ei ole kõik politseinikud läinud piiri peale kontrollima saabuvaid inimesi ja autosid, vaid liiklusjärelevalve toimib nii, nagu ta toimib igapäevaselt. Lihtsalt seda ühte reidi ei tehta. Jah, et täielik kaos ikka Tallinna liikluses nüüd äkitselt ei ole. Just, et kes siin lootis, et nüüd valitseb täielik anarhia, siis õnneks mitte. Politsei tõi ka näite, et reedest pühapäevani kõrvaldas politsei liiklusest 43 alkoholi tarvitanud ja 4 narkojoobes juhti. Alkoholi tarvitanud juhid põhjustasid 3 liiklusõnnetust. Ühesõnaga, kõik jätkub, et ärge nüüd selles mõttes lolliks minge, austame üksteist ja lähme sellest kõigest ilusti läbi. Aga kes sellest kõigest nüüd see aasta kindlasti läbi ei lähe, on Dominic Toretto ja tema kaaslased. Ja kes on Dominic Toretto, lasen Sulevile öelda. No eks ta on ikkagi kõige kuulsam autofilmi tegelane Fast and Furious seeriast. Just, et aprillis või mais esilinastuma, ma ei mäletagi millal, tähendab, kõigepealt viskas, kus öeldakse, rätiku ringi James Bond, kes pidi siin aprillis esilinastuma ja lükati edasi novembrisse. Ja. Dominic Toretto pidas natukene kauem vastu, aga maikuus esilinastuma pidanud Kiired ja vihased 9. osa lükati lausa järgmise aasta aprilli algusesse. Nii et ma ei tea, äkki see on hea, saavad eriefekti mehed natukene veel seal nokitseda ja vinti peale keerata. Natuke veel lihvida, aga samas kui nagu Eestis ja ma arvan, väga palju mujal Euroopas on kõik kinod praegu kinni niivina, et ega keegi ei oleks isegi seda vaatama minna sellegi poole. Täiesti õige lahendus, et Hollywoodil on nagu kõigil on praegult väga raske, siis Hollywoodil on ka, et vaata, sa lükkad praegult mingi filmi edasi ja siis ongi, et sa tegelikult ei saa neid kõiki ju lükata sügisesse, sest siis läheb läheb kitsaks. Siis on kõik filmid lihtsalt korraga äkitselt. Just, et siis tulebki teha raske otsus ja teha seda järgmine aasta. Aga loodame, et tuleb siis vägev spektaakel. Ja. Nii, üks autouudis siia vahele. Range Rover tegi, mis oli? Aasta või 2 tagasi selle kontsepti. Jah, ma arvan, et oli kuskil mingi 1,5 või rohkem, sest et nende see Special Vehicle Operations tutvustas seda sellist 2-ukselist eriti luksuslikku Range Roverit. Ehk siis see Range Roveri kõige suurem, kõige luksuslikum maastur, kui mitmed tuuningufirmad ja autofirmad teevad näiteks 6-rattalisi, mis on siis eriti kallid versioonid, siis Range Rover läks tagasi juurte juurde, et otsustas teha sellest hiidmaasturist 2-ukselise versiooni.
Et miks nad seda tegid, oskad sa mulle öelda? No see on osaliselt see, et minna juurde tagasi, sest kõige esimene Range Rover, mida sai veel kuni 81. aastani veel kaheukselisena, et siis lihtsalt natukene silma paista ja et natukene erinevust lisada siia meie väga suurde ja kasvavasse linnamaasturite maailmasse, siis nad pakkusid sellise eksklusiivse variandi välja. Jah, et see oli, kui ma õigesti mäletan, siis hinnaklass loomulikult tugevalt üle 200 000 euro. Just. Mootoriks 5-liitrine V8, selline sport üle 500 hobujõu. Aga siis juba enne igasuguseid koroonasid läks Jaguari ja Land Roveri ettevõttel natuke müükaks kukkuma, hiinlased nii palju enam ei osta ja nüüd läks päris rasked ajad siin aasta-kaks tagasi. Ja otsustati arusaadavalt, et selline luksus eriauto hetkel ei ole küll mõistlik asi, mida teha ja nad tühistasid selle ära kõikide superrikaste suureks kurvastuseks. Aga loodus tühja kohta ei salli ja nüüd ilmusid välja ühed hollandlased, kes on sul nõus sellise auto ehitama. Kui palju see maksab? Jaa, see maksab ilmselgelt mitte vähe. See algab 270 000 eurost. Sissemakse on selline lihtne 50 000 ja siis hakatakse alles siin autot ehitama ja kõik tehakse tellimuse peale, mis tähendab, et kui sa selle 50 000 eurot maksad, siis ootad siin kuskil 6-7 kuud ja siis sa saad ka selle auto endale lõpuks kätte. Aga kuidas nad siis võtavad 2 tagumist ust, keevitavad kinni, pahteldavad need vahed ära ja ongi kõik või? Õnneks on ikka pisut keerulisem, et tegelikult on korralik töö ettevõtted, et ainukesed kerepaneelid, mida see auto jagab tavalise Range Roveriga ongi kapott, pagasnikuluuk ja siis need eesmised küljetiivad esirataste kohal. Ja kõik muu on täiesti muudetud ja uuesti ette võetud hollandlaste poolt. Nii et ma arvan, et see on kõige liigilähedasem asi, mida see Land Rover oleks ise pakkunud. Et see auto ju oma mõõtude poolest ei muutunud, et see ei ole, et ta on nüüd tehtud kuidagi veel suuremaks ka, nagu need 6-rattaliselt tehakse või? Ei, seda mitte ja selles suhtes tasub ka meeles pidada, et see on ikkagi seest on nagu ikka selline suur Range Rover, et sul on ikkagi korralikult ruumi tagaistmetel ja korralik suur pagasnikuruum, aga lihtsalt uksi on äkitselt 2 korda vähem. Kummaline maailm, kus me elame. Inimesed on nõus maksma palju rohkem selleks, et neil oleks vähem uksi. Just. Aga kas kui Range Rover tuli turul, kas ta tuligi, eks esimene oligi 2-ukseline või siis pakuti ikkagi lihtsalt 2-ukselist versiooni nagu lisaks? Ma tean, et esimene oli kohe 2-ukselisena olemas, see, et kas 4 oli ka kohe kõrval, ma jään vastuse võlgu, ma nii täpselt seda ajalugu kahjuks ei tea. Aga kas ta siis oli ka selline mingi eksklusiiv või ta oli lihtsalt üks kerevariant, mida said osta? Siis oli täitsa tavaline variant, sellepärast, et kõige esimesed kandilised, et kui vanasid pilte vaadata on väga paljud on need just 2-uksega. Et siis saad panna sinna, on ju Range Rover ometigi farmerite auto, et saad panna selle loomad sinna taha ja nad ei trügi sul tagumisest uksest välja. Just, jahikoerad näiteks. Just, aga meil on vist paslik teha siinkohal üks paus, enne kui me järgmised teemad võtame ja siis oleme autotunniga tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund eetris. Sulev Ladva oma kodust, Tarmo Tähepõld oma stuudiost, aga täiesti üksinda, ärge muretsege, me ei ole siin mitmekesi. Räägime natukene, kuidas inimestel hästi läheb. Kas sina oled kuulnud sellist startupist nagu High Mobility? Ma olen kuulnud sellest, aga selle tegevusel ma kahjuks väga täpselt ei olegi silma peal hoidnud hetkel. High Mobility on käinud siit sealt läbi aeg-ajalt, et neil läheb päris hästi. Eesti firma, startup, tegutseb Eestis ja Berliinis, aga nüüd eelmisel nädalal teavitasid nad kogu selle segaduse keskel, et hoopiski nemad on saanud mitme miljoni suuruse strateegilise investeeringu. Et nad ei ole täpsustanud mitme miljoni, see on ilmselt siis ärisaladus, aga nad said selle Saksamaa autotööstuse suurkujult nimega DAT, Deutschen Automobil Treuhand. Ma täpselt ei tea, mis tähendab, aga nende investeering aitab seda High Mobility platvormi tuua rohkem autotootjaid. Nii. Kui me nüüd selgitame, mida see High Mobility teeb, siis väga süvitsi ei läheks.
aga kui püüda lihtsalt selgitada, siis autod veel hiljuti olid küll, selles mõttes autodes on ju alati olnud ka väike juhtarvuti ja kompuuter ja tarkvara, aga see on tavaliselt igal firmal hästi enda oma, hästi suletud, tihti ka väga aegunud. Sellega on seoses ka see, et tihti need autode igast ekraanid ja navid ja kõik see hästi nagu ei kipu toimima enam tänapäeva maailmas. Pluss siis lisaks kõik see, mis toimub taustal, mida tavakasutaja üldse ei teagi, mida kõik autoarvutid seal teevad. Ja siis High Mobility on, kui ma nüüd õigesti aru saan, sina oled natukene rohkem IT taustaga, ma ei tea, võib-olla sa oled rohkem aru saanud, ma proovin enda sõnadega öelda, et nad on loonud platvormi, mille kaudu saavad siis üle maailma erinevad tarkvaraarendajad, ma ei tea, kas siis mõeldakse vabakutselisi või mõeldakse ikkagi tarkvaraarendus-ettevõtteid, lihtsamalt ligi autotööstuse nagu süsteemidele. Ja see võimaldab High Mobility sõnul neid tarkvaraarendajaid kaasata autode väljatöötamisesse ja digitaalsete lahenduste kasutamisesse. Kas tundub loogiline, et on olemas ka platvorm? Jaa, et see tundub loogiline, et see oleks justkui nagu just, et need kolmandad ettevõtted, kes siis, kellele tuleks kasu auto sinna tarkvara kuidagi lihtsamini ligidale saada, näiteks mingid kindlustuse midagi taolist, et siis neil on see hea selline koostöö nii-öelda ühendus läbi selle High Mobility'ga, kes teevad koostööd siis autotootjatega endaga. Et see on siis nagu kolmandate osapooltele info andmiseks, et mitte päris nii, et nüüd autofirma saab hakata, nüüd muidugi sinuga räägime, meil võiks olla siin stuudios või siis teisel kolmandal mikrofoni osas High Mobility inimene ja ma arvan, et me seda kindlasti kunagi ka teeme. Lihtsalt see oli praegult selline uudis ära mainimine. Ma nagu eeldasin, et see on rohkem selline, et siis autofirmad saavad kaasata rohkem omale sellist ajujõudu üle maailma, et ei pea enam istuma nende tehases kuskil nende, mis oli, kas McLarenil oli see hirmus vana arvuti? Jaa, neil oli see hästi vana kompak, jah. Et ma ei tea, ma teen tegelikult autotööstusel ilmselt liiga praegult, lihtsalt peale seda kompaki ja McLareni uudist, et McLaren kasutab ühe auto hooldamiseks 93. aasta läpakat, sest seal on õige tarkvara, siis mul on tekkinud endal selline tunne, kuidas nendes vanades hiiglaslikes autofirmades on Matrix printerid ja ja faksimasinad. Ja selle rohelise kirjaga ekraanid. Just. No ilmselgelt see nii ei ole. Aga loodetavasti High Mobility siis, et neil läheb edaspidi hästi ja kutsume nad kindlasti mõnikord meiega rääkima. Aga üldise sellise turbulentse seisuga meil sellest viirusest vähe oleks, siis on läinud tülli ka naftatootjad, õigemini siis naftat maa seest võtvad riigid, mis tähendab seda, et seal OPEC ei suutnud kokkuleppeid saavutada seal omavahel, mis tähendab seda, et nafta hind läks vabalangusesse, mis tõttu me nüüd siin kõik vaatame neid tanklaposte ja ootame, millal kütuse hind kukub. Täna veel ei olnud kukkunud. Kui palju, kas sina oled näinud, mis viimane kütuse hind oli? Ma nüüd isegi viimase paari päeva jooksul üle vaadanud, aga ma saan aru, et ikkagi üsna stabiilselt on alla 1,30, sinna 1,20 midagi kanti. Jaa, kui me räägime näiteks bensiin 95, siis 1,299 on see olnud vähemalt nädal. Ja siis on muidugi rahvast natukene hakanud morniks tegema, sellepärast, et see on nüüd, ma räägin sellist üldistust, mida inimesed arvavad, et tavaliselt kui tekib mingi teistpidine šokk, et kas minnakse kuskil kangesti tülli, mingi riik pannakse keeldude alla, et ehk kui maailmaturul kütuse hind hüppab üles, siis võib seda väga-väga kiiresti näha ka meie tanklapostidel. Aga nüüd, kui kütuse hind on kukkunud läbi põranda maailmaturul, nafta hind, siis sama tempoga ei kipu tulema alla see hind tanklapostidel. On sellest nüüd siin tanklakettidega räägitud ja esimene asi, üks analüütik on muidugi välja arvutanud, et ükskõik mis kütuse hinnaga maailmaturul juhtub, kui mingeid maksumuudatusi Eestis ei tule, siis võimalust, et kütus langeks alla 1 euro ei ole. Selles mõttes, et maksude osa, kõik need biolisandi kulud on nii suured, et sisuliselt on 1 eurone kütushind on tõenäoline, või selles mõttes nagu arvutuslikult tõenäoline.
aga kütusefirmad ise ütlevad, et vot miks, et ühesõnaga toodi näide, et kui nüüd vaadata viimase lühikese perioodi kütushinna langemist, siis Eestis on väidetavalt Euroopa riikidest kütus kõige rohkem langenud, ehk siis rahulikust ajast alates umbes 8 senti liitrilt. Mujal Euroopas nii palju pole langenud. Samas see 1,299 on jätkuvalt seal postide peal. Teine põhjendus on olnud see, et aasta lõpus tänu sellele või biolisandi nõude suurenemise tõttu osteti aasta lõpus hästi suured laovarud ja väidetavalt loomulikult selle kallima hinnaga, mida siis nüüd realiseeritakse. Raske öelda, aga arvatavasti siin on ka tanklafirmad ikkagi vihjanud, et lähiajal ta võiks veel langeda ja võib-olla isegi alla 1,2. See on siis 10 senti liitrilt. Mis sinu autopaak on? Minul on hea vanaaegne auto, mul on ikka niisugune üle 60 liitri paak, et kui ma täis panen, siis on 6 eurot. Mul isegi nüüd hiljuti soetatud autol on isegi alla 50 natuke, nii et ma olen isegi pettunud, kui tihti ma seal tanklas pean käima. Jah. Kas sa paned 98 või 95? Hetkel veel 98. Selge. Kas biolisandi pärast või auto pärast? Rohkem auto pärast. Nii, kuna meil on selle saate ploki lõpus natukene veel aega üle, ma vaatan, siis ma küsiksin sellist asja. Kas oled kaalunud näiteks ka juba suverehvid allapanekut? Tead, väga pingsalt hoian sellel ilmateatel tegelikult peal, kui silma peal, kui persaas olla, aga veel ikka ei ole tihanud, et mul on hetkel lamellid ja sellise üsna sooja ilmaga on need lamellid ikka sellised jube pehmed ja ma ei kujuta ette, mis sellest peenest mustrist seal alles on, kui ma need lõpuks alt ära võtan, aga veel päris ei tihka neid suverehka alla panna, sest kui ikka vahepeal öösel tõmbab -9, siis ma arvan, et läheb pisut hirmsaks ära. Jaa, aga teine asi, mis ma siin täheldasin seoses sellega, et inimesed istuvad kodus, on see, et maanteed on jube tühjad ja linn on hästi tühi. Ja ma ei tea, mida see kõik tähendab. Sellel puhul ma saan ka võib-olla natuke kütusefirmadest aru, nad saavad aru, et neil lähiajal on selles mõttes ka halvasti nagu teistel, et inimesed lihtsalt sõidavadki vähem ja tarbivad vähem, et siis mida kauem suudad seda kõrget hinda hoida, seda nagu saad natuke varusid omale koguda. Aga sõitja poole pealt vaadates oli küll väga mõnus. Nii, aga ma arvan, et me teeme siia ühe pausi sisse ja siis räägime juba meie sõidukogemustest. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi. Sulev Ladva, Autogeeniuse kaasautor oma kodus ja Tarmo Tähepõld Autogeeniuse stuudios. Räägime autodest, räägime kiiretest Fordidest. Ma ei tea, kuna ma peaaegu terve eelmise saate poole rääkisin, sest et ma ei lasknud Sulevil midagi vahele öelda, sest ma ei näinud, et ta käega vehib, siis alustame sinust. Alustame sinustest, et harva saab teha ju, nagu proovisid autodeks ei ole väga tihti, väga palju ägedaid autosid. Ja siis kui üks meist või keegi on omale soetanud oma raskelt teenitud palga eest midagi ägedat, siis me mõtlesime, et ma kauplesin Sulevilt, et kuna tegemist ei ole väga vana autoga, siis võiks rääkida sõidukogemusest Ford Focus RS-iga. Just. Seda vist uuena enam osta ei saa. Veel eelmine aasta sai. Veel eelmine aasta veel laos veel vist mõned olid äkki aasta alguse poole, aga nüüdseks on nüüd juba uus Focuse põlvkond peale tulnud ja ST on see, mida saab nüüd tellida ja RS-ile läheb veel päris paar aastat veel aega kindlasti, kui see siia jõuab. Aga tee kiire sissejuhatus. Mis asi on Ford Focus RS? No RS on Fordi puhul tuntud juba ju Escortist ja Sierradest, kui neil oli ka see Cosworthi nimi küljes, aga RS on alati just nendest justkui nagu peaaegu nagu ralli või motospordist inspireeritud autod, et Focusel kõik siiamaani 3 RS-i on osaliselt kattunud nagu ralliga, kuigi viimasel Focus RS-i ajal oli küll Fiesta juba ralliauto, aga et need on need kõige vingemad luukpärad, mida Ford teeb, et kui välja arvata USA tooted, milleks on näiteks Mustang, siis Euroopa Fordide puhul on Focus RS olnud põhimõtteliselt see kõige sportlikum auto, mida sa saad neilt siit osta. Kas nüüd ma vaatan veel kord ajalukku, kas kõik Ford
Focus RS-id on olnud nelikveolised või olid mõned ka esiveolised? Nüüd just see kolmas põlvkond, mille mina seatasin, see ongi just hästi palju esimesi on selles suhtes, et see ongi esimene, mis on nelikveoga, siis kõik esimene ja teine, mõlemad olid esiveolised ja sellepärast ka on see võimsuse tõus on päris märgatav, et kui teine põlvkond oli 300 hobujõudu, siis nüüd ja juba kritiseeriti, et see on nagu veits juba, see on see piir, mis on esirattaveolisel võimalik. Siis oli see, eks ju niimoodi, sest just. Praegult tuletan meelde, Honda Civic Type R on üle 320 ja kõik kiidavad. Just, et rehvi ja muu tehnoloogia arendamisel see number vaikselt kogu aeg tõuseb, aga jah, see kolmanda põlvkonna Focus RS on nüüd 350 hobujõude ja selline korralik permanentne nelikvedu, mis on kogu aeg sul sees. Kas seal on ka sellisel autol nüüd vahet, kas ta on pigem suunaga taha ette või ta jaotab seda, on ta 50-50? Ta seda jaotab vastavalt sõidurežiimile, et sellisele tavalise sõidurežiimile see peaks olema suht 50-50 ja siis vastavalt sportrežiimile lükkab kuni 60 taha ja siis režiimid nimega race ja drift, siis sinna ta lükkab kuni 70% jõudu taha ja omakorda sellest jõust, mis taha läheb, ta saab sellest omakorda 100% emma-kumma rattasse veel siis kas paremale või vasakpoolse tagurattasse lükata tänu diferentsiaalile, ehk et ta võib näiteks täiesti 70% võimsusest ainult ühte tagurattasse lükata, et võimalikult kiiresti autot näiteks pöörama saada. Kõlab nagu väga vägev auto, selles mõttes, kas ta on igapäevaselt kasutatav või ta oli ikkagi mõeldud juba siis, ma ei tea, autospordi jaoks? Mina ütlen, ma olen kindlasti väga selline kompromissialdis inimene, kui asi puudutab Focus RS-e, aga mina ütlen, et igapäevaselt on see väga kasutatav auto, et on kindlasti muidugi pisut jäigem ja kui tavaline Ford Focus, sellest pole kahtluski. Kas see pisut jäigem, kas see oli nüüd poliitiliselt korrektne ja tegelikult on see üks õudne piin, kui teed on kevadised ja katki või on seal ikkagi päriselt niimoodi, et tegelikult kannatab sõita küll? Tegelikult kannatab sõita küll, kuigi ma pean mainima, et mul on hetkel 18-tollised väljed, mis on lamellrehvidega, mis on kindlasti pehme, sest et suvel on 19-tollised väljed, mis kindlasti teeb seda asja jäigemaks. Ja sellel on ka veel, saab panna vedrustuse jäigema režiimi peale, mis on tõesti täiesti kasutamatu avalikel teedel, et seda ma arvan, et ringrajal saab ainult kasutada, aga selles tavalises nii-öelda pehmes režiimis, mis objektiivselt öeldes kindlasti ei ole pehme, on tegelikult ta küllalt mõnus ja eriti veel, kui kiirust natukene tõsta, kui sa saad kuhugi linnast välja, siis seal 80-90 juures ta võtab need erinevad mühud ja ebatasused teest väga, väga hästi välja minu meelest. Kui palju sa muus osas pead selle autos kompromissi tegema? Kas ta on 2 või 4 okseline? Ta on täiesti tavaline 4-okseline ja see on ka üks eripära, et see nüüd viimane Focus RS, mis ka minul on, et seda oli ainult 4 oksega, ehk et ta muus osas on ta nagu täiesti tavaline Ford Focus, et pagasniku ruum on vist natukene väiksem, sest et see pagasniku põhi on natukene kõrgem, et see nelikveosüsteem sinna alla ilusti ära mahuks. Aga see on selline, et kui palju sulle see äkki, ma ei tea, äkki mingi 10 liitrit loeb, ma ei kujuta ette, et see ei ole nagu väga suur märgatavus, et kui sa muidu oled inimene, kes sõidab luukpäraga ringi, siis ega mingit suurt erinevust tegelikult ei ole. Aga on ta siis kiire? Kui me räägime nüüd, kui sa vaatad nüüd, sa oled sõitnud ka tänapäevast autodega, eks ju, Porsche'd on sul sattunud, kuidas see auto paigutab, tuli välja umbes 5 aastat tagasi, et mis tänapäeval, kas tal oleks konkurenti, kellega sa võrdleksid teda tänapäevastest autodest? Ja kes ta konkurent omal ajal oli? No omal ajal konkurendid on ka pisut natukene siiamaani need tänapäeva konkurendid, sest et need, kes olid omal ajal konkurendid, nende uusi põlvkondi ei ole veel välja tulnud, ehk et kui vaadata nelikveolisi autosi, siis oli Golf R, mis oli küll natukene tagasihoidlikuma võimsusega, oli 300 hobujõudu ehk et 50 vähem ja siis olid Audi RS3 ja Mercedes AMG A45 luukpära, et A45 nüüd on küll uuesti välja tulnud, millel on üle 400 hobujõu, mis on
isegi 420 just, oli see tippmudel. Just, aga selle hinnaklass on ka drastiliselt teine võrreldes Fordiga, et mis on ka täiesti arusaadav, sest et see margi staaži vahe on juba nii suur, et need konkurendid on enam-vähem samad, mis on siiamaani. Aga jah, Fordi kasuks mängib just see, et kui võelda Golf R-iga, mis on ka hinna poolest kõige sarnasem, siis et ma olen sõitnud küll väga lühikest aega Golf R-iga, aga pikemalt Seat Cupraga, mis on 4-veoline, mis on tehniliselt sama auto, siis see Focus RS-i just see nelikvedu, et kui palju ta sinna taha seda jõudu saadab, teeb selle auto tegelikult nii palju mängulisemaks ja liikuvamaks kui see Volkswageni Haldexi nelikvedu. Et see on see kõige suurem eelis, et isegi kui on natukene libedamad asfaltteed ja sportrežiimis, siis sa juba tunned, et kurvist äkkiselt gaasi andes teise-kolmanda käiguga sa tunned, kuidas see tagaosa juba natukene hakkab sul seal taga mängima ja see teeb selle sõidu palju-palju lõbusamaks. Kas tegemist on siis haruldase sportautoga või näed kedagi linnas, saad käppa visata? Linnas neid näeb küll, aga ma julgeks pakkuda, et neid on äkki paardist sükki neid Focus RS-i, neid viimaseid. Ja kui isegi võtta, et mina suutsin endale soetada sellise RS Editioni, mis on veel natukene erilisem, siis neid on, ma arvan, et Eestis äkki mingi maksimum 5-6 autot, et tegelikult see Focus RS on selline, et kui ikka näed, siis olen tähele pannud, et ka teised omanikud viskavad käppa, et see on nii küllalt rariteet, et peab ikkagi tähele panema teisi. Kavatsete seda ka sihtotstarbeliselt kasutada? Kindlasti. See on mul alati olnud üks asi, milles ma olen täiesti kindel, et kui ma kunagi suudan soetada auto, millega oleks paslik ringrajale minna, siis seda ma kavatsen ka teha. Ja ma kindlasti ootan suve rehve ja soojamaid ilmasid ja siis väike külastus Audrosse ei teeks kindlasti paha. Kõik muu nagu igapäevaselt on seal sama, ma ei tea. Ekraanisüsteemid, juhiabid. Jah, kõik juhul, kui sa ei ole just Audru ringrajal, et siis sa ei pea nagu millestki loobuma, et sul on... Absoluutselt, kõik nii on nagu peab, et elektroonikas ja kõik navigatsioonid ja need Android autod ja Apple CarPlay'd ja isegi see linna aktiivne pidurdamine kuskil mingi äkki 3-40 km/h kiirusest, ta peab ise kinni, kui midagi tuleb ette ja et adaptiivset püsikiirushoidjat ei ole, see on üks asi, mis on ka, mul on sellised kentsakad suhted sellise süsteemiga, et ma olen kohanud sellised süsteemi, mis ei ole ka üldse head ja siis ma võtan selle adaptiivsuse sealt välja ja lihtsalt panen tavalise püsikiirushoide. Et see on asi, mida ma isegi väga võib-olla ei oska igatseda. Et muidu on ta täiesti tavaline, et see on just see, et mis võib olla ka miinuseks, et see interior on nagu tavaline fookus, kui välja arvata istmed ja rool, aga et see kogu see enamus see raha ja väärtus selle auto puhul on läinud just sinna mehaanikasse, mis seda sõiduelamust pakub. Viimase asjana veel sinu autost. Kas sul oli sul valikut, ma ei mõtle mitte RS-ide vahel, vaid et pikalt sa mõtlesid, et kas Focus RS või oli seal üldse mingid võid? Või sa teadsid kohe, et... Mul oli see, et see oleks olnud see kõigem lahendus, et saada Focus RS. Mul oli muid variante, mis oleks olnud natukene tagasihoidlikumad, näiteks i30 N-Look pära Hyundai'lt, mida ma olen ka kiitnud ja olen saanud ringrajal sõita tänu Hyundai üritustele. Et see oleks mul olnud selline, ütleme, back-up variant, sest et Focus RS-iga on niimoodi, et kuna see on kasutatud ost, siis sellel peavad olema väga kindlad asjad, et peavad olema need korvistmed ja peab olema parem helisüsteem ja peab olema see õige sinine värv. Ja siis sellised autosid, mis täpselt kõik need linnukesed kirja paneks, neid nagu väga tihti ei leidnudki. Et siis, aga kui lõpuks see õige ei silma, siis ei ole küsimuski. Nüüd te teate, et kui te tahate ühte tõeliselt kihvti, päriselt sportlikku luukpära, siis Focus RS-ile on Sulevil vähemalt talveauto kogemusena, mitte nii palju kui meil talve oli, aga just meil reffidega ja veel ilma ringraja kogemuseta juba peaaegu et ostusoovitus olemas. Kindel. Ehk siis näis, kui ta ka ringrajal ära käib, mis siis juhtub. Vaatame, jah. Teeme väikse pausi ja siis räägime veel ühest kiirest Fordist. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi viimase saateblokiga ja minul oli see nädalavahetus õnn, mõne jaoks võib-olla isegi õnnetus, minu jaoks kindlasti õnn, sõita Fordi kastikaga.
kõik kujutavad ette, siuke pick-up auto, tavaliselt peaks neid ostma sellised mõistlikud inimesed, kellel, ma ei tea, kes on näiteks ehitajad või töötavad haljastuses, et saad visata sinna oma kütusekanistri ja trimmeri sisse või minna metsa objektile. Aga minul oli see Ford Rangeri natuke teistsugune versioon, Ford Ranger Raptor, mis on ehitatud samuti Ford Performance'i osakonna poolt ja on ikka korralikult ehitatud. Et tegemist siis on, kui te nüüd paljud mõtlevad, Ford Raptor, ma olen seda näinud küll, et siis ei olnud nüüd tegemist selle Ameerika versiooniga, mis on selline eriti suur. Just, ma tahtsingi öelda, et see on, et kindlasti esimene reaktsioon on see F150 Raptor, mis on see tõeline elajas, selline suur peletis, aga see ju pole päris see. See pole päris see on euroopalikult mõistlik. Välimus tegelikult, disaini element on täpselt sama, tal on esivõre näiteks, koosneb sellist suurest hallist Ford kirjast, mis on nagu, radiaatori võre ongi nagu kiri Ford eraldi. Ja ütleme, kogenematule silmale on nad tegelikult äravahetamiseni sarnased, kui sa just ei pane neid kõrvuti seisma, siis on näha, et F150 ehk Ameerika versioon on palju suurem. Ma nagu läbi tehniliselt, ma ei oska nüüd neid kahte võrrelda, et kellel mis vedrustus täpselt all on, aga üks oluline asi, erinevus on neil mootor. Et kui Ameerikas saab loomulikult suuri erinevaid mootoreid, siis Euroopa Raptor tuleb mõistliku 2-liitrise diiselmootoriga. Toho. Õnneks kõlab juba, ma juba kuulen, et sa oled põnevil. Ja. Ma räägin sulle sellest mootorist. Jah, esimese hooga vajub endalgi, eks ju, niimoodi nina norgu, et näed siis nüüd selline diiselauto. Väga hullu ei olnud. 500 newtonmeetrit on pöördemomenti, autol on 10-käiguline automaatkast ja ühesõnaga topeltturbo. Ma hindaks seda mootori omad niimoodi, kui ma sõidan maanteel, ei olnud häda midagi, saad mööda minna ja kõike. Ristmikul või siis ütleme punase fuuri tule all ei ole mõtet nagu väga seal jõnksutama ja ülbitsema hakata. Tõenäoliselt saad sa enamikelt linnaautodelt pähe ja siis pead natukene niimoodi piinlik on. Ma arvan, et selle mootori kõige suurem probleem tekib siis, kui selle auto ostab inimene, kes päriselt tegeleb nagu raskete veostega, ehk siis näiteks paneb taha haagise. Tal on lubatud vedada kuni 2500 kilost haagist, mis on vähem näiteks kui Ford Rangeril. Ja ma arvan, et kui sa paned selle haagise täismassina külge, et muidugi ta veab selle ära, aga see on ilmselt see koht, kus sa tunned, et sellel autol jääb hing kinni. Ma ei proovinud seda, see on mu lihtsalt hinnang. Et muus osas mõistlik. Aga kui nüüd jõuame, et miks siis sellist autot üldse teha, siis selle auto eesmärk, lisaks selle, et ta näeb jube äge välja, on kiire maastikusõit. Ta ikkagi, need juured on sellist, kujuta ette selline tüüniralli või nagu Ameerikas, lähed seal üle selle kõrbe, kes kujutab ette seda visuaali, kuidas auto läheb hästi kiiresti ja tal rattad käivad niimoodi, vedrustus käib hästi pika sammuga. Just. Et auto ise nagu ei rappu, aga rattad käivad nüüd tõk üles alla. Ja sellega on kas Euroopa Raptor imeliselt hakkama saanud. Nagu kõik eestlased see nädalavahetus põgenesin ka mina loodusesse, sattusin lausa Soomaale. Ja seal on selline üks hästi pikk sirge, mis õnneks või kahjuks oli päris heas olukorras. Aga ikkagi on seal sees selline kruusatee need augud. Et kui sa sõidad seal mingi tavalise autoga sees, siis sa kuuled seda klobin hästi vastik, juhitavus kaob ära. Ja kui sa sõidaksid seal mingi tavalise kastikaga, siis ma arvan ka, sa tunned, kuidas sul tagaots ujub kogu aeg. Raptoriga seal sõites kiiresti oli see tõesti selline, et sa ei tunne, et sa sõidad kiiresti. Sa ei tunne neid kruusaauke, sa saad rahulikult niimoodi, ta vedrustus on nii super hästi tehtud. Ja nad ise oma turundus ja kõikides tekstis rõhutavad just seda maastikul kiiresti sõitmise omadust. Et veenis ära, muidugi, ma ei hakanud seal Sooma vahel proovima kuskile, et siis pööraks teelt päris kõrvale ja prooviks heinamaa peal sõita, sest tegemist looduskaitsealaga ja teiseks ega ma ikka ei julgeks ka. Ma kardaks, et A, ma lõpetan kuskil seal kapotini mudas või B, et esimene on mätas, teine on mätas ja kolmas on mingi suur kivi, millele ma siis otsa sõidan.
aga sellises tava nagu olukorras krobelisel kruusateel oli väga veenev. Aga mind huvitab see, et kui see vedrustus on kindlasti ilmselgelt väga hästi häälestatud just sellisele kiirele maastikule, et kas see kuidagi niisama sõites asfaltteel linnas ja asulavälisel asfaltteel, kas see oli siis pigem mugav või oli ta pigem äkki liialt selline ujuv ja pehme? Väga mugav oli, selles mõttes ta, kui oli selline asfaldiprofiil, mis nagu vaikselt õõtsus, siis sa muidugi tunned, et selline ameerikalik natuke Cadillaki tunned oli sisse, et natuke nagu õõtsub järgi, aga mitte üldse pikalt. Ja kui ma tegin ka sellist tühjal teel, kui teed rooliga niimoodi, edasi-tagasi, et proovida, ei ta jäänud õõtsuma nagu laev. Ta peale esimest nii-öelda alla amplituuti ta kohe selle fikseeris ära. Et sellist muret ei olnud, et ta oleks väga pehme. Ja mis kõige rohkem hämmastas, oli ka autos reisikaaslane, kes ütles, et me sõitsime maantee kiirusel, sest tal olid ju hiigelsuured naastrehvid all. Ja see auto oli vaikne, see auto oli, ma ei pinguta üle, kui ma ütlen, et see auto oli maanteel vaiksem, kui oli Tesla Model 3. Kuigi tegemist on robustse maastikusõidukiga, millel on hiigelrehvid mustriga all. Ja mürisev diiselmootor. Nii et selles mõttes, kui nüüd võtta seda autot igapäevaautona, et see on ise asi, see on oma teema, on see, et kas sul on kastikat vaja igapäevaautoks, kui seda kasti vaja ei ole. Hullult tüütu, tohutu tüütu, mul oli seal asja seal sees, sa ei saa seda kunagi kätte, sa pead sinna sisse ronima, et need asjad, mis on sul kabiinipoolses otsas, sa ei ulata neid võtta, kui sa sinna peale ei roni. Ühesõnaga, nagu ma ei saa pooltest ameeriklastest aru, kes ostavad neid autosid selleks, et nad on kastikad. Või nad siis ei vea seal kastis mitte midagi kunagi. Sest et ma isegi poekotti, kui ma tulen poest, ma panen taha istmele selles kastikas, mitte kasti. Et ta on iga päeva sõitmiseks väga hea auto. Ta ei ole nii suur kui Dodge Ram, et ma sain sellega oma koduhoovis rahulikult manööverdada, parkida. Dodge Ram nõudis ikka väga seda kaamera abi, et ma neid gabariite tajuks. Ja kui ma siin veel piisavalt palju kiitlus, see oli täpselt selline kastikas, mille puhul käis jälle see nõks ära. Mul ei ole seda absoluutselt vaja. Ma ei suudaks elada sellega, et ma pean neid asju kastist otsima. Aga ma jubedalt tahaks omal seda. Esiteks ta näeb nii äge välja. Sees oli ka kõik hästi mugavad sportlikud istmed, kõik juhiabid olid olemas. Adaptiivsed kiirushoidjat ei olnud, nagu sinugi autol. Mina tundsin sellest muidugi väga puudust maanteel. Aga muus osas täiesti. Et ma saan aru, miks inimesed omale neid ostavad, sellepärast, et kui sa lähed, sa vaatad teda, ohkad ja ostad ära ja püüad siis selle kastiga elada. Aga tundub, et siis sellel hetkel, kui sa satud maastikule, ja me sattusime ka ühele sellisele, ta ei olnud nagu off-road radaga, kus sai teha nagu natuke selliseid karmimaid tõuse. Tõesti selline, kus mida sa tavaautoga üldse ei saaks teha, sellepärast, et sa oled esininaga sõidadki kohe vastu seda järsku tõusu. Aga proovisime, kõrval oli ka üks tuttuus Volvo XC60 ja võt seal oli näha, mis eristab sellist Raptor maasturit linnamaasturist, sest see Volvo, tal on küll kõrge clearance, ta põhimõtteliselt ei suutnud seda sama katset alustadagi, sest tal käis üks tagumine ratas käis tühjalt ringi, sest et tal ei ole diffri lukku ja nii ta sinna, ta üldse ei pakkunudki nagu mingit konkurentsi. Küll aga Raptor tegi väga kõrge tõusu võttis ära, nii et silm ka ei pilkunud. Nii et tundub, et see Raptori retsept on väga edukalt ka ilusti Euroopa Rangerile peale pandud. Väga edukalt selles mõttes, et keda vähegi selline auto nagu kuidagi erutab, huvitab või tal oleks vaja praktilist autot, mis oleks ka ühtlasi lõbus nendel hetkedel, kui sa ei tee tööd, siis väga, väga hea valik, soovitan. Aga oleme oma saate aja ilusti täis rääkinud ja loodame, et järgmine nädal saame siin sama lõbusalt vestelda. Teeme nii. Igal juhul, aitäh, et osalesid seal oma kodus ja kuulame jälle. Suured tänus! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.